alustan nagu ikka. Tere sõbrad, raamatusõbrad. Rõõm näha siin juba tuttavaid nägusid ja mõned, kes on täna siin seminaril esimest korda. Rõõm kohtuda. Natuke on kurb ka, sest see seminari sari hakkab nüüd lõppema. Täna on meil 2 viimast ettekannet ja me olemegi jõudnud siis Priiuse ja ärkamise aega. Et see on meie näituse niisugune loogiline lõpp. Ja seda kava kokku pannes muidugi ma mõtlesin nii Jaan Unduski kui ka Mart Laari peale. Mõlemad olid lahkesti nõus kaasa lööma. Ja Jaan Unduski puhul ma küll mõtlesin, et küllap ta tuleb ja räägib meile midagi Kreutzwaldist või võib-olla Fehlmannist või Jakobsonist ja tema ajalookontseptsioonist või veel midagi sellist, mida ma oskasin nagu oodata. Ja kui Jaan ütles, et ei, et ma tulen räägin hoopis seadustest, siis mõtlesin, et oi kui põnev. Et see sobib nii hästi tegelikult meie Priiuse teemaga ja ettekande pealkirjast te juba tundsite ära ka viite Montesquieu'le. Nii et mina olen väga põnevil, loodan, et saab olema huvitav ja hariv ettekanne. Kestab umbes 3,5 tundi, meil on võimalik esitada küsimusi, siis teeme väikese pausi ja kell 2 loodetavasti siis saame alustada teise ettekandega. Ja nüüd palun astub oma ettekandega teie ette akadeemik Jaan Undusk. Nii. Suur aitäh, Aivar, selle tutvustuse eest ja tere tulemast kõigile, kes te siin kallil laupäeva lõunal olete kogunenud. Ja suur aitäh kutse eest üldse sellises väärikas kohas esineda. Ma ei tea, kuidas see kuuldavus on, kas ma räägin õigesti. Ja ma räägin sellisest asjast nagu seaduste vaim ja ma loodan, et väga palju juriste ei ole saalis, sest ma võib-olla võin mõne vihale ajada, olen seda juba teinud varem. Räägin asjast, mis mind on huvitanud, aga ma ei tea, kui professionaalselt. Nii, aga üldiselt on ju nõnda, et iga kirjakultuuri oluliseks osaks on ka õigusalased tekstid ning eriti just need, millel on nii-öelda põhiseaduslik kaal. Ühiskonna, ütleme, õiguslikud tüvitekstid. Ja seda sorti tekstid pole mänginud mitte ainult, et alustraevat rolli ajaloo käigu kujundamisel, vaid nad on osutunud mõnikord ka väga loetavaks kirjavaraks. Üks minu tuttav ajaloo huviline, no nii, siin on üks asi ees. Ma ei teagi, kuidas siin käib. Tuttav ajaloo huviline tunnistas kord, et tema meelest pole olemas täiuslikumat teksti, kui seda on Eesti iseseisvusmanifest 1918. aastast. See on lausa novellett 1 leheküljel, kus kõik oluline on Eesti rahva ja õieti kõigi Eestimaa rahvaste kohta ära öeldud, tehtud seda täpses, jõulises, kujundlikult mõjusas stiilis. Seal tsiteeritakse ka ju Kalevipoega ja tulevast Eesti hümni. Ja seesama mees luges manifesti ikka jälle igal aastal, kui mitte sagedamini, et end nii-öelda õigesti häälestada nagu pilli, mis peab olema mängu kõlbulik või nii nagu vanasti loeti piiblit või nagu öeldakse, et islandlased lugevad oma saagasid ikka jälle üle. Kui iseseisvusmanifest on Eesti riiklike ootuste ja lootuste tüvitekst nii-öelda, siis Tartu rahutekst 2. veebruarist 1920. Seda võiks ju nimetada nende ootuste ja lootuste täitumiseks, riikliku täitumuse tüvitekstiks. See on Eesti ja Venemaa vaheline rahuleping,
siis esimene rahvusvaheline tunnustus tegelikult Eesti riigile ja selles on rööbiti 2 keeles kirjeldatud siis ühelt poolt Eesti ja Vene vahekorra mikrotasandit, ütleme nõnda, näiteks ülima detailsusega piiri 2 riigi vahel, artikkel 3. Riigi piir Eesti ja Venemaa vahel läheb Narva lahest 1 verst lõuna pool Kalameeste majast Ropsa küla peale ja nõnda edasi. Ja teisalt on siin jõuliselt kirjas ka ajalooline makrotasand, artikkel 2. Venemaa loobub vabatahtlikult igaveseks ajaks kõigist senistest õigustest Eestile ja sellest ei tulene Eestile mitte mingisuguseid kohustusi Venemaa vastu. No kahjuks ei ole nendest lubadustest hiljem kinni peetud, kuid Tartu rahu siiski üldjoontes kehtib, muidu me täna siin ei räägikski. Eesti talurahva kõige ärksamale osale polnud 19. sajandi esimesel poolel tihtilugu tähtsamat lugemismaterjali kui talurahva seadused, mis hakkasid siis maakeel ja riburada ilmuma aastast 1802. Ja nende seaduste lugemine ja tõlgendamine on omaette huvitav teema. See sõltus lugemisoskusest, tõlkeheadusest, teksti mitmeti seletatavusest, aga samal ajal jälle seletajate vähesusest või puudulikkusest ja sellest ju kasvas välja isegi märgilisi sündmusi. Näiteks kuulsat Mahtra sõda 1858. aastal võib ju mõista kui lugemisveast alguse saanud verist kokkupõrget, mis tulenes sellest, et talupojad tõlgendasid 1856. aasta talurahva seaduse abiteo kohta käivat osa valesti. No ja ega see kerge lugemine polnudki, üle 300 lehekülje juriidilist teksti, 1315 paragrahvi, aga uuendusi oodati ja seaduse kallale tormati januselt, nagu Eduard Vilde selles oma romaanis Mahtra sõda ka jutustab. Tsiteerin: ja kirjeldamatu õhinaga asuti seaduseraamatu uurimisele, löödi isekeskis vaidluslahinguid tumedate kohtade pärast, kisti raamatut ühest käest teise kätte ja nähti öösel aina seaduse punktides tund. Nii et õigusalast kirjandust ei neelatud mõnikord vähema kirega kui röövlilugusid. Kuidas see kuuldavus on? Mulle endale tundub, et kõik kõmab, aga väga hea. Mina nüüd kirjandusinimesena loen vanu seadusi pigem mingit üldisemat õiguslikku retoorikat silmas pidades, seda, mis annaks aimu õigusliku mõtlemise tüüpidest ja nende vaheldumisest ajaloos. Need mõisted, mille pesasid olen proovinud õigustekstides tuvastada, on näiteks loomuõigus või loodusõigus vanemas pruugis, tavaõigus, vallutusõigus, kodanikuõigus, leping, seadus ise. Ja sääraste mõistete vaatlusel on tähtis ka negatiivne aspekt, mõiste ja sellele vastava sisu puudumine ühiskonnas. Ja sellest ma nüüd oma loo põhiosa alustangi. Nimelt, just 18. sajandi lõpu Baltimaade õigusliku olukorra iseloomustamisel ei puutu me kõigepealt kokku mitte niivõrd seaduse mõistega, kuivõrd seadusetusega. Balti mõisniku ja Eesti või Läti talupoja omavaheliste suhete sfääris. Ja sellele osutas Liivimaa maapäeval 1765 ka tollane Liivimaa kindralkuberner George Brown, Iirimaal sündinud ja sellises naljakas kohas nagu Limerick sündinud mees. Te teate ju Limericke, kõik need inglise naljavärsid. Tema siis tuli Limerickist siia maile ja tema mõtete taga seisis tugiisikuna, tollal veel noor ja oma esimestel valitsusaastatel ka valgustatud monarhina asju ajav või asju ajada tahtev
Katariina II. Katariina oli aasta varem, 1764, külastanud ise Liivimaad, iseloomustanud selle maa olukorda sõnadega türandlik karmus ja laiutav despotism ning nüüd tahtis seda korralagedust taltsutada, maad siis seaduslikule alusele viies. Nii. Brown sõnabki keisarinna mahitusel tol mainitud ja mainimisväärsel maapäeval 1765, et mõisniku ja talupoja vastastikustes kohustustes valitseb Liivimaal täielik segadus, mõisnik võtab ja nõuab, mis ta tahab ning ka kehalisel karistamisel ei järgita õieti seadust, vaid roosatakse lihtsalt nii kaua, kuni vitstest on könt järel. See on seaduse mõõt. Ja nüüd see tsitaat, mida muud siis võikski sellest suurest rõhumisest ja neist vägivaldsetest toimingust tuleneda, kui see, et talupojad, kellele isegi elu on muutunud koormaks kaelas, kaotavad igasuguse huvi omandamise ja majandamise vastu. Mis aga võiks olla kahjulikum avalike huvide seisukohalt kui ühe nii hädatarviliku seisuse säärane destruktsioon. Paar aastat hiljem annab keele ja kõneosav Katariina II ka Liivimaa maanõunikule Unger Sternbergile teada, et Liivimaal keerutatakse kokku Saksa, Rootsi ja Poola seadusi, nii nagu parasjagu vaja. Aga see, mis puudu, on selgesõnaline seadus suure algustähega, mingite üldiste suhete alus. Ja just see sõna seadus, Gesetz saksa keeles, on see otsitav, mis siis filosoofilise 18. aastasaja lõpul Eesti ja Liivimaa helgemates peades hakkab kumisema. Seadus on see, mis puudu. Ja selle all mõistetakse eeskätt mingit maa põhilist, alust rajavat seadust, midagi konstitutsioonilist, sest igasuguseid väiksemaid seadusi ja määrusi liikus siin ringi pigem rohkem kui vähem. Kui meenutada igasuguseid, avaliku ja eraõiguse aspekte või kas või linnaõigust, teame ju, et Tallinnas ja teistes Eestimaa linnades valitses Lübecki õigus, Tartus ja Liivimaa linnades Riie õigus ja nii edasi. Õigust kui palju, igale maitsele. Aga mida ma silmas pean, 18. sajandi algul olid Eesti ja Liivimaa läinud Vene valitsuse alla ja siin kindlustus nõndanimetatud Balti erikord, mis tähendas omamoodi kaksikvõimusüsteemi. Jüri Uluots räägib samas seoses poliitilisest dualismist. Ühelt poolt oli Vene keskvalitsus oma ülemvõimuga, teisalt aga oli see keskvalitsus andnud kohalikele võimuorganitele ehk rüütelkondadele autonoomsed õiguse toimida saksa keeles ja meeles, kui ühe sõnaga väljendada, mis oli muidugi ainulaagne privileeg kogu Venemaal. Ja nagu sellise kahetise ning nõudelt erineva alluvuse puhul kergesti võib juhtuda, luuakse mänguruum õiguslikule suvale. No nagu perekonnas, kus isa ja ema nõuavad eri asju, räägivad teineteisele vastu. Lapsed kasutavad selle kohe ära, oma tahtmiste läbi surumise. Puuduva põhiseaduse mõistet kasutame muidugi teatava kujundliku mööndusega, sest kogu Venemaa oli ju isevalitsuslik, kus põhiseaduseni jõuti alles 20. sajandil. Ja need, kes tulid siin põhiseadusest rääkima, olgu siis dekabristid või Timotheus von Bokjan, Grossi keisrihullu peategelane, need üldiselt kõrvaldati. Nii et põhiseadusliku defitsiidi all mõistan ma eeskätt seda, et ühiskonna tuumne struktuur ehk siis kahe kandva seisuse, aadli ja talupoegade vahekord oli seaduslikult ebamäärane. Talupojad olid majanduslikult kandev kiht, aadel oli kõrgema võimukandja
mõlemad olid ühiskonna alustoed, aga nende vastastikune vahekord tugines valdavalt pärimuslikule õigusele, tava- ehk kombeõigusele, millele lisandus veel see asjaolu, et üks käsitles tavaõigust üht ja teine teistmoodi, kummalgi oli oma pärimus, mis õigus nagu pidev tuli tuba all. No ja ehkki Katariina teise valgustuslikud püüdjad jooksid põhiliselt liiva, Saksa daam alistus suhteliselt kiiresti Vene oludest tihjale, andis ta siiski tugeva tõuke seaduste vaimu arenguks Baltimail. Ja siinsed võimukandjad hakkasidki kiirustama seadusloomega, et jõuda siis enne keskvõimu tehtavaist sammudest ette ja suunata asjade käiku nii-öelda oma tahtmist mööda. Katariina ei olnud muidugi ainus, kes õigusliku selguse nõrkust või selgroo nõrkust tajus. Tormapastor Johann Georg Eisen von Schwarzenbergi nimega siis oli tõenäoliselt esimene, kes nii-öelda selge sõnaga kaebas põhiseadusliku alge puudumise üle oma seaduse eskiisis aastast 1756, kusjuures ta kasutas ka saksa sõna Verfassung. Jah, mul on siin endal siin ees, ma ei näegi, mida teie näete, aga vist näete õiget asja. Verfassung, mis siis tänapäeval ongi põhiseaduse tähis saksa keeles, et nagu te võite lugeda, üldine hüve nõuab teatavat põhiseadust, mis määraks ära talupea tema isanda ning seda kaudu nende mõlema vahekorra maa kõrgeima ametivõimuga. Ja tasapisi hakkasidki muutused õiguslikus mõtlemises ja seadusandluses toimima ja toimuma. Tekkis uus õigusruum, ridamisi ilmus talurahva seadusi, millega muuseas siis kaotati pärisorjus, aga veelgi üldisemas plaanis kaotati lõpuks tavaõiguslik suurmaaomand. Ja tegelikult lõppes see periood, mis algas 19. sajandi algul, alles aastal 1919, koos Eesti Vabariigi esimese seaduse ehk maaseadusega, mille käigus riigistati kõik mõisamaad üsnagi karmilt ja radikaalselt, aga see radikaalsus oli ajalooliselt tingitud, põhjustatud mitte ainult sellest Saksa okupatsiooni aastast 1918 enne seda, vaid ikkagi kogu sellest pikast käigust, millest ma siin natuke ka räägin veel. Ja Aivar juba ütles, et selle väljendi seaduste vaim olen ma laenanud sellelt härrasmehelt siin 18. sajandi suure prantsuse mõtleja Charles de Montesquieu peateosest De l'esprit de loi, seaduste vaimust, 1748. Ja Montesquieu mõju oli ka Katariina teise riigi filosoofilistele ideedele esiotsa väga suur. Ja nii valmiski keisrinnal 30. juulil 1767 allkirjastatud kuulus nakaz ehk instruktsioon juhtnöör moodsa seadusandluse rajamiseks Venemaal. Ja keisrinna ise kirjutas selle põhiliselt, algselt kirjutas ta prantsuse keeles, aga ilmus esmalt rööbiti vene ja saksa keeles. Ja siin te siis selle pildi peal siis selle oma instruktsiooniga ka on. See on omamoodi põnev essee. Meil on Rahvusraamatukogus üks 20 eksemplar olemas sellest instruktsioonist või juhtnöörist koos lisadega, mis koosneb 655 punktist või artiklist. Suur osa neist on küll ühelauselised ja siis näitab Katariina riigi filosoofilist haaret
ja selles sisalduvate näpunäidete järgi pidi siis hakatama kirjutama moodsat Vene seadustikku. Üksikpunktidena lahti võttes see ei olnud väga originaalne, eriti algupärane, sest ligi pooled artiklid olidki laenud Montesquieu seaduste vaimu erinevatest kohtadest, lisaks kasutas Katariina teisigi allikaid. Ja muidugi sellesama Montesquieu seisukohti tarvitas ta valikuliselt, ignoreerides isevalitsuse kriitikat või Montesquieu'le nii tähtsat võimude lahususe printsiipi. See oligi just Montesquieu'l üks väga olulisi põhimõtteid, mis Katariinat ei huvitanud. Venemaal ei ole võimude lahususega suurt midagi pihta hakata. Katariina Arras soov oli aga, et iga Venemaa elanik kannaks kord endaga kaasas odavat taskuformaadis Vene seadustikku, nii nagu ristiinimene oma katekismust. Ja niisiis oli kavas tõepoolest selline valgustusliku ilmega pööre Jumala sõna ja Jumala seaduse kõrvale või isegi selle kohale pidi ilmuma valgustatud ilmalik sõna ja seadus. Kuid seda moodsat Venemaa seaduste kogu õnne tollastes oludes valmis ei saadud, mida võis ka arvata. Ja nõnda jäi Katariina suurteos siis omamoodi nurjunud katseks kujundada Venemaast seadusriik. Hiljem tegutses Katariina vähemasti Eestimaa rahva vaatevinklist hoopis teises suunas oma 1783. aasta ukaasiga, muutis ta Eesti ja Liivimaa läänimõisad pärusvaldusteks, see tähendab päritavaks omandiks, mis siis süvendas mõisnike üsnagi upsakat arusaama, et kogu maa ongi iidsetest aegadest olnud nende oma. Aga lähme nüüd nende Balti aadliühiskonna juriidiliste alusdokumentide manu, mida ülemkihid aastasadu käsitlesid ühiskonna alusena. Need on kirjutatud palve või märgukirja žanris, millele siis vastav ülemvalitseja lisanduma nõusolekuna, jah-sõna, nõus. Neist esimene tähtsam on privileegium Sigismundi Augusti aastast 1561, ehk siis Liivimaa aadli pöördumine Poola kuninga Sigismund Augusti poole, et tagada oma seniste privileegide ees- ja eriõiguste säilimist siis uue võiduka suurriigi osana, uue võimu koosseisus pärast Liivi ordu allakäiku. Ja seesama privileegium Sigismund Augusti privileeg on siis retoorilises mõttes läbivalt tavaõigusliku stiiliga tekst, tavaõiguse üleskirjutus, see tähendab, et ta kubiseb säärastest väljenditest nagu jäetagu Liivimaa asjad kehtima nende tavapärasel viisil, vanade kommete kohaselt, põlisel moel, endiste pruukide päraselt ja nõnda edasi. Näiteks siin on teie 7. punkt, ka jäägu meile puutumata ja kinnitatult püsima, nagu see juba varemini lubatud, diplomid benefiitsideks antud läänimõisate kohta, omandus ja kombeõigus, privileegid ja vabadused, kõik, mis põlise tarvitamise teel saadud ja omandatud. Ja siis ka lühikene 23. punkt taas, jällegi jäägu kõik ikka nii, nagu olnud vana pruugi järele. Selline tavaõiguse väga ilmekas näide. Ja kui me võtame nüüd 1710. aasta kapitulatsioonid, millega Eesti ja Liivimaa kohalik võim ehk rüütelkonnade linnad siis 150 aastat hiljem pärast Põhjasõda alistusid Venemaale, siis siin jätkatakse sama stiili. Näiteks ütleb Liivimaa rüütelkond kohe sissejuhatuses, et tema kõige alandlikum peapalve on selles, et kõik nende kombekohased privileegid, õigused, tavad ja vabadused, omandused ja õigused nii
jäetakse rikkumata maksma. Ja samas võtmes tekst ka jätkub. Ja kui nüüd võtta sama aasta 1770. aasta Eestimaa rüütelkonna kapitulatsioon, jah, siin teisel pool, siis siin on esimeses punktis esitatud palve, et kõik näeks nõnda, nagu sellest on vanast ajast ikka igal pool silma on kinni peetud ja kombeks olnud. Ja tekst jätkub ka siinsamas helistikus, kus siis põhitoonis on ikka see saga bleiben wir beim Alten, jääme nii nagu vanasti oli ja nii edasi. Nii et ehtsas tavaõiguslikus stiilis. Nii siis ma juhin tähelepanu, et see ei ole mitte lihtsalt selline emotsionaalne pressing laadis, et meil on nõnda kombeks, ärge seda muutke, puutuge, vaid tegu on juriidiliste argumentidega. Tavaõiguslikus mõtlemispiiris kõige kaalukamate väidetega. Õiguspärane on esmajoones see, mis on vanast ajast kombeks olnud. Möödunud aeg, võimalikult kauge minevik on juriidilise kaaluga argument. Ja selge on see, et suur osa neid seaduse sätteid, millele justkui viidatakse kuskil vanas ajas, elavad üksteis ja ebamääraselt tavaõiguslikus mälus või suulises õiguspärimuses. Ja on alust arvata, et see tavaõigus, mida Aadel serveeris ainsa kehtiva tavaõigusena, ei olnud ühiskonnas sellisena üldtunnustatud. Tavaõigus polnud eri seisuste vaatevinklis ühtne, vaid arvatavasti langes mõisniku ja talupoja tavaõiguslik mälu kokku heal juhul vaid mõnes osas, ülejäänu võis aga olla väga erinev. Tegemist oli tavaõiguste konfliktiga. Ja ilmselt ei saanud mõistnike ja talurahva arusaamadest tavaõigusest lõpuni kompromissi leida. Mõistnik arvas, et kogu maa kuulub tavaõiguslikult talle, talupoeg aga arvas, et maa põlised pärisomanikud on olnud tema isa-isad. Üks huvitav tõendusmaterjal on küll veidi hilisemast ajast, pärineb Aadli Ladviku enda suust. Nimelt väitis 1842. aastal Liivimaa maapäeval Luunja parun Georg Nolken, et eestlased on sakslastesse 600 aastat suhtunud kui võõraisse sissetungijaisse, kes on maa kunagi neilt vägivaldselt ära võtnud ja seda ebaõiglaselt enda käes hoiavad. No meil on selline tavaline jutt, eks me oleme lapsepõlvest peale kuulnud, aga see nii-öelda kaugemast ajaloost ei ole väga palju selliseid üleskirjutusi. Ja selle sama parun Nolkeniga vestles samal 1842. aastal meie sõber tohter Friedrich Robert Fehlmann, kes sai järgmisel aastal õpetatud Eesti Seltsi esimeheks. Ja selle jutuajamise Fehlmanni käega tehtud üleskirjutus, tuntud lugu iseenesest, on üks ilmekamaid tekste tollase õigusteaduse hindamisel. Ma ei tea, kas midagi näha on. See on siis dialoog Nolkeni ja Fehlmanni vahel. Nolken, kas pole meil aadlikel privileegid, mis annavad maa meie täielikuks ning puutumatuks omandiks? Ja kas ei saa me ette näidata kinnitusi, mille valitsuse järel on meie õigustele ja privileegidele andnud? Siin on siis vihje Sigismund Augusti privileegile ja kapitulatsioonidele Peeter Esimesega. Fehlmann, härra parun, võib-olla peaks tõlkima paruni härra, aga teostes on nii. Meil pole vaja siin pikalt ja laialt teie õiguste ning privileegide üle vaielda, et seal palju on ümber tehtud, muudetud, seda teate teie paremini kui mina ja nii edasi ja nii edasi. Ütelge mulle ometi, kas Aadlil on siis alati olnud ainuõigus maad omada? Kas Aadel ei teinud iseenesele selle õiguse alles keisrinna Katariina valitsemise ajal? Siis vihje sellele samale 1783. aasta ukaasile, millest ma rääkisin, kui mõisad anti päritavaks. Meie teised peaksime ju pimedad olema, kui me ei teaks, kuidas selle õigusega lugu on. Nolken, ma möönan, et teil on õigus.
Aga olgu pealegi, eks ole sellest nüüd peaaegu 100 aastat möödas. Ja kas neist aastatest ei jätku õiguse kindlustamisega? No 100 aastat ei olnud veel, eks ju. Aga ilmekas vihje jälle sellisele tavaõiguslikule mõtlemisele, et nii palju aega möödas, no see on ju õigus lihtsalt muutubki õigeks sellise aja jooksul. Ja nüüd on Fehlmanni vastus, aga ütelge mulle ometi, härra Parun, kas üldse jätkub mingist ajavahemikust usurpeeritud õiguse sanktsioneerimiseks? Nagu näha, siis Fehlmann ei tunnista seda Aadli tavaõigust ja üldse sellist, paneb küsimärgi alla, kas mingisugune ajavahemik on sanktsioneerimiseks üldse vajalik või nii edasi. Ja sellega see vestlus ka lõppes. Ja Fehlmanni lõpulause siis seab kahtluse alla Aadli tavaõiguse juriidilise kehtivuse ja muuseas selle lause pärast kutsuti Fehlmann siis nädal hiljem kindralkuberner Paleni jutule. Ahah, seal nurgas üleval on seesama Fehlmanni portree, mis siis hiljuti omandati kunstimuuseumile, mis on siin nurga taga ka üleval Chicago oksjonil. Suurepärane, et see nüüd Eestis on. Mingil ajal hakkas Balti Aadel oma eesõigusi põhjendama vallutusõigusega. Vähemasti on see selgelt kirjastatud 739 aasta kurikuulsas Roseni deklaratsioonis, samal aastal, kui esimene täispiibel ilmus, siis see on maanõunik Otto Fabian von Roseni märgukirjas vastuseks Vene keskvõimu järelepärimisele talupoja ja mõisniku suhete kohta Liivimaal. Ja selles öeldakse seda, mida te võite siin lugeda, et see nii palju, kui puutub pärisärade omandiõigusse, siis on see põhjendatud selle maa esmase vallutamisega. Sest kui see provints Mõõga ja Saksa rüütliordu läbi võideti ja tema vallutuseks langes, jäeti talurahvas ilma igasuguse vabaduseta, nii et nad edaspidi polnud enam ühiskonna vabad liikmed, vaid päris orjad. Jüri Uluots selgitab seda muutust taktikas järgnevalt. Muuseas, Uluots on üldse see mees, keda ma sellise seaduste vaima arutelul, ta sobib mulle, me mõtleme ühtemoodi nendest asjadest. Ja siin on kaks põhilist asja, üks on tema saksakeelne monograafia, teised on tema loengute käsikiri, mida on omal ajal siis paljundati, liikus käest kätte ja 2008 siiski ta publitseeriti ka. Ja Uluots põhjendab seda üleminekut nüüd vallutusõiguse kui argumendile seda, et vana tavaõiguse liiga napp kirjeldus ei andnud piisavalt põhjendust päris orjuseks. Ja nii hakkas Rüütel konserveerima hoopis Rooma õiguse sätteid kui Baltimaade õiguslikku alust, sest see võimaldas siis kohaldada või kohelda vallutatud piirkonda selle elanike siis orjadena. Kuid Uluots on meelest polnud mitte mingit alust Rooma õigusele viitamisel ja see oli lihtsalt meelevaldne žest. Vallutusõigus ongi suhteliselt komplitseeritud juhtum rahvusvahelise õiguse praktikas. Kuulsaks on saanud juba eespool mainitud Montesquieu oma kiriromaanis Pärsia kirjad, see on eesti keeles ka olemas. 1721 poetatud mõttega, et vallutusõigus pole üldse mingi õigus. Hiljem Montesquieu tegi väikseid mööndusi sellele. Ja selle väite võttis üles ka Jean-Jacques Rousseau oma traktaadis ebavõrdsusest 1755. Kuid alles 20. sajandil ja pärast esimest maailmasõda jõuti nii kaugele, et siis vallutusõigus teoreetiliselt tühistati 1928 oli siis vastu võetud nagu Brian Kelloggi paktiga, millega siis liitus palju riike. Sellest võib Lauri Mälksoo raamatust lugeda tema doktoritööst, mis on ilmunud nii hästi kui inglise keeles. Aga muuseas on huvitav, et ka Lenini ja enamlaste rahudekreetudeks 17. aasta novembrist oli sisuliselt samuti vallutusõiguse kehtetuks kuulutamine ja seda tagasiulatuva jõuga.
Nüüd edasi loomuõigus. Valgustuse üks põhilisi teesi oli loomuõiguse printsiip. Kõigi inimeste kohta kehtivad ühed ja samad loomupärased õigused. Siin on näiteks Voltaire'i variant, tema traktaat tolerantsusest, eesti keeles ka olemas, nagu pildilt näha. Ära tee seda, millest sa ei taha, et seda sulle tehtaks. No siit edasi siis arendas Immanuel Kant oma kategoorilise imperatiivi välja. Või kui võtta see Prantsuse 1789. aasta revolutsiooniprogramm, inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon, siis me loeme siit, et igasuguste kodanikuõiguste alus peab olema loomuõigus ja loomuõigused on inimese võõrandamatud õigused ja need on siis õigus vabadusele, õigus omandile, õigus turvalisusele ja õigus vastu seista vägivallale või rõhumisele. Baltimaade valgustuslik kirjavara ei saa muidugi samuti läbi loomuõiguseta, kuid mis on talle iseloomulik siinmail, et takerdutakse samas pidevalt selle sama aadli tavaõiguse paeltesse. Öeldakse pärisorjuse vastu küll palju kibedat ja krõmedat, aga ei olda valmis kodanikuühiskonna omaksvõtuks. Näiteks Laiuse pastor Heinrich Johann von Jannau, vaatame tema sõnakasutust, tuntud pärisorjuse kriitik. Ja kui tema kirjutab 13. sajandist Saksa ristisõitjate tegude iseloomustab neid, siis ta räägib järjekindlalt, väga radikaalselt röövist ja mõrvast, Raub und Mord, mis siis ristisõja käigus korda saadeti. See on ajalooline aspekt. Ja kahtlemata ka luterliku pastori kriitika katoliku kiriku aadressil. Oma kaasaega vaadeldes aga Jannau märksa kompromisslikum. 1786 ilmus tal orjuse ajalugu talupoegade iseloom Liivi ja Eestimaal kõneka alapealkirjaga lisandus pärisorjuse parandamiseks, mis siis hakkab pihta, see on esimene lause, õigus filosoofiliselt tähelepanuväärsete lausetega. Algupärane Liivi ja Eestimaa põliselanik ei ole enam see, milleks loodus on ta loonud, vabana sündinud inimene. Tema õigus, see tähendab loomuõigus, on aja jooksul aegunud, nii nagu põllumaa tükk seaduspäraselt aeguma kipub, oma aja jooksul oma jõu kaotab, et ta tuleb siis sööti panna. Aga just seetõttu on kombeks Gewohnheit tavaõiguslikult mõelda, et meie talupoeg pole isegi oma hingelt millegiski muuks sündinud kui orjaks. See on õiguslikult väga, näete, vastuoluline mõttearendus. Kõigepealt siin on sees loomuõigus. Algupäralt on ka inimene siinmail vaba inimene, nagu kõik loomuõiguse järgi inimesed. Teiseks väidab Jannau, et loomuõigus, mis on valgustajatel aegumatu, inimese aegumatu õigus, et see loomuõigus on aegunud siin. Gesetzmäßig, seaduslik, seaduspäraselt. Ja selle üle on siis, kuidas see oli siin, kombe, eks ju, tavaõigus on selle üle kehtima pandud. Niisiis on kombeks mõelda siinmail. Ühesõnaga, feodaalne tavaõigus on seaduspäraselt tühistanud loomuõiguse. See ei ole üldse valgustuslik mõtlemine. Aga see näib olevat ka Jannau enda veendumus. Nii et Jannau austab väga seadust, peab seadust pühaks ja selles mõttes on ta tõeline valgustaja, nagu teised 18. sajandi lõpul Göttingenis õppinud baltlased, oli ka tema Montesquieu teosega tutvunud varakult juba 20-aastaselt, aga aadli tavaõigust ta kõigutama minna sellegipoolest ei julge.
Sedasama ei olnud kohtama ka teiste valgustajate juures. Ja selle taustal saab ka selgeks, miks vabastati siis talurahvas pärisorjustest just sellisel moel, nagu see läks. Ja siin on need talurahva seadused 1802–1856. Kõik nad siis reguleerisid 2 kandvat kihti, põllumehed kui majanduslik alus riigil ja aadel kui võimupea, nende omavahelise suhteid klaariti. Ja kõige selle tulemuseks oli siis sõna seadus tõesti juurdumine eestlase keelte ja meelde. Seadus kui jõudsa osa igapäevaelust. Kõige markantsemad on kahtlemata kogu selles seadusandluses need pärisorjust tühistavad seadused Eesti Liivimaal aastal 1816–1819. Nendes on tõeliselt põhiseaduslikku stiili. Eestimaa seaduses on selgelt eristub preambul, nagu ikka põhiseadustel, pidulikus stiilis sissejuhatus kõige tähtsamasse. Ja selle sama preambuli viimases artiklis torkab silma seesama Montesquieu'lt nopitud väljend, mis siin mitu korda täna mul suust läbi käinud, seaduste vaim. Geist der Gesetze. Olgu edaspidi korranduslikuks aluseks Baltimail. Nii et jõudis see Montesquieu väljend ka talurahva seadustesse. Otto Reinhold von Holtz on selle kui paraku tõlkinud käsuvaimuks, seaduste vaimu käsuvaimuks, nagu ta ka seadust ise nimetab mõnikord käsuõpetuseks, kiriklikult. Alates Montesquieu'st, Rousseau'st ja teistest hakkas siis kujunema selline mõtteviis, et tõsiselt võetavad seadused saavad toetuda ainult mingile ühiskondlikule lepingule, mille taga on selle ühiskonna liikmete osalus riigi valitsemisel. Ja tõepoolest need pärisorjuse kaotamise seadused on nüüd esimesed fundamentaalsed talupoegi puudutavad seadused Baltimaal, mis sätestavad 2 mehe, 2 isiku ja tegelikult mõeldi mehi muidugi nende vahelise leppe. Kodanikuühiskonna algraku. Ja vaata, see on nüüd see Eestimaa talurahva seaduse preambuli esimene artikkel, aga hakkame pihta tagumisest poolest sealt alt. Mis seal öeldakse? Et talupoegadel pole mõisnikuga edaspidi muud tegemist, kui aga seda mööda, kuidas nemad teineteisega vastastikku kaupa kontrakti on teinud. Seda on lepingu sõlminud. Kõik sõltub 2 vabamehe isiklikust kokkuleppest. See kõlab kaunisti ju, aga kui me liigume nüüd selle sama artikli algusse, siis näeme, et enne kui asi läheb lepinguteni, reserveerib üks pool endale, nimelt mõisnikud, vana tavaõiguse alusel kogu maa omanduse. Väga kaunilt lakkab see preambul pihta, et Eestimaa mõisnikud ütlevad ennast kõigist omast õigustest lahti, aga samas ometi seda enestele pidades, et maa ja põhi, grund on poodne, eks ju, mis seal on, mõisnikute päris omaks jääb, nagu ennegi. Saksa keeles on see pikk ja kaval sahtel lause veelgi ilmekam, sest seal selle õigustest loobumise ja siis lepingute vahel on justkui tühine väike alaneelatud kiilund, et nagu pisiasi, et maa jääb meil ei ole ju nii väga tähtis. See on grammatiliselt hästi formuleeritud selles mõttes, et see peidetakse sinna kuhugi selle lause makku ära. Ja nüüd kui vaadata Liivimaa talurahva seadust, siis 3 aastat hiljem, siis siin on samuti need samasugune asjaga on tegemist, et toonitatakse lepingu poolte subjektsust, talupoeg on ka subjekt, mitte enam mõisnik, aga samas, kui hakatakse lepinguid sõlmima, siis see maa, millel seistakse, kus midagi saab toimuda, see on täielikult teise mehe oma. No ja kui ma nüüd tulen siis Jüri Uluotsa aeg vist hakkab lõppema, tähendab, näete, et siin on ju sellises seaduses peitub mingisugune sügav seesmine vastuolu ja kuidas pidi siis selline seaduse mehhanism tol korral
tööle hakkama, need on küll vabad inimesed omavaheliste lepingutega, aga maa, millest ju kõik sõltub, kus kõik toimub, on puhtalt ühe omandus. Ega see ei hakanudki tööle. Ja tuleme jälle siin korraks Uluotsa juurde. Uluots ütlebki oma saksakeelses monograafias, et pärisorjuse kaotamise seadustega viidi lõpule 13. sajandil alanud talupoegade õiguste ekspropriatsioon. Ja oma loengutes ta sõnab, et tõesti, pärisorjus likvideeriti, koos sellega läks kogu maa esimest korda tõeliselt seaduslikult mõisnike omaks. Pärisorjuse isikuvabaduse, aga mõisnik sai kogu maa enda kätte, ühemõtteliselt. Naja, kuid kogu sel mängul ei puudunud siiski muidugi oma edasiviiv jõu, sest vaba isik, olgu ta või püksata, on ühiskonnas uus jõud. Ja Uluots ütlebki oma loengutes, et sama aasta 1816 või 19, mis tähistas mõisnike ülimat võimu tervel maal, pani alusega nende võimu langemisele, vabastatud talupojad muutusid poliitiliselt tegevaiks. Hakkas siis poliitiline talupoegade selline poliitiline teadus küpsema. Nii, nende seaduste haavu siis lakuti pärast aastakümneid, viimane slaid, kuni siis Liivimaa 1849. aasta talurahva seadus välja tuli pärast pikki kõhklusi, suurt eneselötamist, tema peategelane on ka siin, Hamilcar von Völkersam, tookordne Liivimaa maamarssal. Ja seal on siis nüüd tehti säärane ootamatu asi, et ehkki kogu maa jääb endiselt mõisaomanike kätte, aga siis on üks maa osa, on see vakumaa või vallamaa. Selle maa üle on seaduse läbi päris härra meelevald nii kitsaks tehtud, et tema ühte ainustki selle maa osa ei tohi muul viisil pruukida, kui aga selle tarvis, et tema seda talurahvale raha rendi peale annab ehk ära müüb. Nii et siin on siis otsesõnul öeldakse välja, et nüüd on lõpus olemas seadus, mis ka piirab, et mitte öelda, et ahistab mõisnikku ja et uus kirjutatud seadus on midagi kõrgemat kui mõisa vana tavaõigus. Päris härra meelevald selle maa üle on seaduse läbi nõnda kitsaks tehtud. No ja siis võime kokku võtta, et siis 49. aasta Liivimaa talurahva seadus siis lööb esimese mõra Ahadli vanasse tavaõigusse maa peale. Aga ees oli veel pikk tee minna sinnamaani, et kõigi kodanikel oleksid võrdsed õigused suhetes maaga. Ja see teostus siis alles Eesti Vabariigis. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg Jaan, aga veel ma arvan aega mõneks konkreetsemaks küsimuseks, lühikeseks vastuseks me siis sirutame veidi selga ja tuleme jälle tagasi, aga palun. Linna Kiid olen küsinud, et kui 16 ja 19 vabastati ilma maata, et kas oli niisugune aeg, et vabastati maaga, et talupoeg sai välja osta, kui ta raha oli, ja mulgid ostsid välja ju oma maa, eks ole. Ja meie esimene põlvkond seal Tartu Ülikoolis ja kõik nüüd on. Mida see toimus, et lubati talupojal, et ta oli võimalik seda maad? No eks see lõppkokkuvõttes pärast seda viimast seadust, see oligi ju see lõppsiht, et talupojad ostaksid endale talud päriseks, eks ju. Nii seal aegamisi ka läks valulikult ja nii edasi. Aga ka see, et jah, tõepoolest oli vist sellist asja ka, et vabastati koos maaga, siin on nüüd agraarajaloolased peavad kommenteerima. Jah. Aga meil tehti ja teistmoodi. Ja üks asi veel, mis pärast Rooma õigus ei sobinud? Seepärast, et kinnisvara õigus näiteks ja niimoodi Rooma õigus oli üldiselt Euroopa õigus, miks ta ei sobinud talupoegade arvestamisele?
Ma ei ole sellesse tunginud, aga kui lugeda Uluots oli Rooma õiguse spets ise, siis ta ütleb, et nagu ajalooliselt ei ole nagu mitte mingit alust nii-öelda tagantjärele tuua Rooma õigus siia seda õigust mõistma, eks ju. Loomulikult on see poliitiline valik, kogu see juriidika on ju seotud ikka poliitika ja poliitiliste otsuste ja nii edasi, aga Uluots oli hiljem, mitte hiljem, vaid samal ajal, siin oligi väga tähtis poliitik meil juhtiv. Aga et tema väide on see, et see Rooma õigus oli nii-öelda kunstlikult toodud abivahend siinse õiguse ajaloo hindamisel. Aitäh ja ma arvan, et väike aplaus kulub veel ära selle lõpetamiseks. Aitäh.